Hallelujah. Halleluuja. Amen. And flip on your mute. Are you on? No, but Thank you. Nagu pastor Peri ütles, et see on mul esimene kord, nii et väga vabandan, kui mul hääl hakkab vahepeal nüüd varisema. Et see on... And can you put her in the speaker? I'll turn it just a little bit. think about that. Nii, tere õhtust siis kõikidele. Kas te teate sellist ütlust, et ära kunagi ütle iial? See käib täiesti minu kohta. Kui pastor Peri 5 aastat tagasi küsis mu käest, et Marge, millal siis sina kolmapäeviti räägid, siis ma mäletan, et ma ütlesin talle hästi viisakalt, et never. Et never say never. Aga lihtsalt enda kaitseks ma võin öelda, et ju siis mul ei olnud millestki rääkida. Aga nüüd tasapisi selle aja jooksul on mõned asjad kogunenud, mida ma tahaksin teiega siis jagada. Ja minu teema pealkirjaks võiks olla murdepunktid ehk kõrb meie elus. Niisugune pikk ja keeruline pealkiri. Teades teid võib öelda, et paljud on teist olnud kristlased 5, 10, mõnigi isegi 20 aastat. Kuigi minu arvates ei ole tähtis see, kui kaua sa oled olnud kristlane, vaid tähtis on see, mida sa oled omandanud ja kuhu sa oled edasi liikunud. Aga kas te mäletate seda aega, kui teist said kristlased? Täpsemalt seda hetke, kui... Okei, ma kerin tagasi. Uuesti tagasi tulles, et meenutagem palun seda hetke, kui teist said kristlased. Eriti seda hetke, kui te võtsite Jeesuse oma päästjaks vastu ja mis tunne see teil tekitas. Mind just see, taastage see hetk. Et võtaksime natukene paariks sekundiks aja maha ja pange kas silmad kinni ja mõelge sellele hetkele. Läks. Nii. Okay. Kohe näha, et mina olen siin. Vaatasin teid, et huvitavate kõik olite sellised rõõmsate nägudega, et kellelgi ei olnud sellist tule ja mõõgaga vägisi peale surutud nägu. Aga minu mälestus sellest ajast on jälle selline, et 2 aastat enne seda, kui minust kristlane said, et need olid minu kõige valusamad, raskemad ja kurvemad aastad. Ma muutusin selle aja jooksul hoopis teistsuguseks, kui ma praegult olin. Ma olin väga kurb, ma olin tõsine, unustasin naeratuse ära. Ja peale seda, kui ma Jeesus enda ellu vastu võtsin, siis kõik muutus nagu päeva pealt. Ma hakkasin särama, ma hakkasin uuesti naeratama. Ja siis ma mäletan, et kui ma sõitsin maale vanaema juurde, mu vanaema ei ole kristlane, läksin tema juurde siis ja ta vaatab mind ja ütleb, et kuule tüdruk, sinu ellu on tulnud vist mõni mees. Ma ütlen talle, et ei ole meest. Sa naeratad, ära valeta vana inimesele, sa naeratad, järelikult on sul mõni mees. Aga see oli tema nägemus sellest asjast, sest tegelikult Tõnuga me saime alles 8 kuud hiljem tuttavaks. Aga tagasi tulles siis kristlaseks saamise juurde. Minu fantaasia lõi lõkkelema ja kujutasin piltlikult ette, kuidas Jumal ülevalt taevast vaatab meid, muheleb, sest tema silmis näeme me välja sellised. Mitte 20, 40, 57 aastased, või täpselt sellised. Nagu Jumala perekond oleks täienenud ühe vastsündinu arvelt. Ega asjatult ei kutsuta meid siis beebikristlasteks. See on tõesti üks imeline aeg oma hoolitsuse ja tähelepanuga. Ja toiduks oli meil siis vaimne piim. Ja Heebrealaste 5:13 on üks väga armas kohta. 5:13. Igaüks, kes toitub piimast, on vilumatu õiguse sõnast, sest ta on alles väeti laps. Ja veel armsam koht on minu arust
2.2. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Jumala ligiolu oli sel ajal väga reaalne. Kas te mäletate seda hetke, kus piisas ainult kõikidest, mida me palusime, said kohe täidetud. Jumal, aita mind. Naks, toimuski. Jumal, anna mulle. Toimuski niimoodi. Võta palun ära. Naks. Mõnikord need soovid täitusid juba enne seda, kui me selle naksu saime tehtud. Aga iga asi ei kesta kaua. Mingil hetkel hakkame tähele panema, et vastused ei tule nii kiiresti enam. Küsime endalt, miks? Ja saabubki meie esimene murdepunkt. Mida teha, kuidas edasi minna? Selleks, et me areneksime ja küpseksime edasi, laseb Jumal meil läbi minna aegadest, mille ei reageeri koheselt meie kutsele. Nagu lapsel toimub ka areng, kus siplevast kalakesest põrandal saab varsti 4 käpukil liikuv ja varsti ka 2 jalal tatsuv laps. Jõuab parale ka aeg, kus ka meie peame edasi arenema ja muutuma. Aeg saada täiskasvanuks. Et me hakkaksime sööma, mida? Tahket toitu. Mis on tahke toit? Ei, mitte piibli närimine, ma ei mõelnud seda. Jumala sõna, see ei ole tahke toit. Jumala sõna. Heebrealastele 5.14. Tahke toit on aga täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. Ja edasi on 3 võimalust edasi liikumiseks. Esiteks, arened ja liigud edasi. Teiseks, jääd samale tasandile, nipsutavaks ja nuruvaks beebikristlaseks. Või kolmandaks, liigud tagasi. Need on sellised, kes on rahulolematud, nende armastus on jahtunud. Osad langevad ära või taganevad usust, sest nad teenivad issandat sellepärast, mida ta nende jaoks võib teha, mitte armastuses selle vastu, kes ta on. See tähendab nii kaua, kui Jumal täidab nende tahtmist, on nad õnnelikud ja vaimustatud temast. Aga kui jõutakse rasketesse aegadesse, paljastuvad tegelikult südame motiivid. Kõik keerleb ümber sõna mina. Mina, minule, mind. Tahaksin siin kohapeal rääkida ühte sellist natuke naljakat lugu, et mitte kurvastada teid. Mattias oli kusagil 5-6 aastane ja sel ajal oli kasutusel veel kroonid. Ja siis ühel päeval keegi talle kinkis sellise, teie oli tehtud nagu fotopaljunduse sellest 500 eurost, eks ole, niisugune suur, veel suurendatud ka veel, 500 krooni ja kinkis talle ja siis ta oli väga rõõmus, lõikas selle siis välja. Ja siis õhtul ma kuulen, kuidas ta siis läheb magama ja räägib niimoodi, et Jumal, tee niimoodi, et kui ma hommikul üles tõusen, siis oleks tõeline 500 krooni mul padja all. Tõstis padja üles, pani siis selle koopla sinna alla, pani kinni ja jäi magama. Hommikul ärkab ta siis üles ja naarake ära, mis siis juhtus? Mitte midagi ei juhtunud, see sama 500 oli ka sama, see paber oli ka paber. Ja küll ta oli pahane Jumala peale, küll ta ütles, et küll ta kurtis ja meil läks ikka tükk aega enne, kui me saime ta maha rahustatud. Mattias on laps, ta on veel väike. See on, tema suhtes on see andestatav. Aga kui samamoodi käituvad täiskasvanud inimesed, tehke tema järeldused. Ja tegelikult väga ausalt öeldes, mul on kõige rohkem kahju just nendest kes valivad sellise 3. võimaluse. Ja tegelikult oleme kõik neid 3 varianti koguduses ka näinud. 1., 2. ja 3, eks ole. Aga meie oleme muidugi need esimest sorti kristlased. Meie areneme ja liigume edasi. Me muudkui edasi ja edasi ja edasi ja edasi ja edasi ja edasi. Kas te olete kunagi jõudnud oma
elus sellisesse etappi, kus sa tunned, et mitte miskit ei liigu. Et sa oled nagu tupikus. Või oleks su ümber nagu klaassein. Igalt poolt kinni. Probleemid rahaga, suhetega, tööprobleemid. Igal pool on takistused ees. Palvetad, aga su palved ei jõua kuhugi. Sa küsid küsimusi, aga vastuseid neile ei saa. Tunned ennast jõuetuna, üksikuna, õnnetuna, mahajätuna. Sa ei taju mingit arengut ega kasvu. Tegelikult tunned, et sa liigud nagu tagurpidi tagasi. Sulle tundub, et Jumala ligiolu väheneb, et sind ei armastata ja sind ignoreeritakse. Kas see tuleb teile tuttav ette? Ja tegemist ei ole mitte mõne üksiku sinise esmaspäeva või vasaku jala reedega, vaid tegemist on ikkagi pikaajalise perioodiga. Ja samast olukorda tegelikult on ka piiblis näha. Siin on samast Taavet kirjeldab samast olukorda oma lauludes 102, 2-10. Issand, kuule mu palvet ja mu appihüüt tulgu su ette. Ära pane oma palet varjule minu eest, kui mul on kitsas käes. Pööra oma kõrm mu poole. Päeval, mil ma hüüan tõtta mulle vastama, sest mu päevad on lõppenud suitsus ja mu kondid õhkuvad nagu lee. Mu süda on kõrbenud ja kuivanud nagu rohi. Ma olen unustanud oma leivagi söömata. Mu valjuste oigamisest on mu luud liha küljes kinni. Ma olen nagu kaaren kõrbes, nagu ööpull varemetes. Ma olen uneta ja nagu üksik lind katusel. Iga päev teotavad mind mu vaenlased, mu hooplejad vastased vannuvad mu nime juurest. Sest ma söön tuhka nagu leiba ja tembin oma jooki nutuga. Laulud 42, 3-4. Mu hing jonuneb Jumala järele, elava Jumala järele. Mille ma tulen ja näen Jumala palet. Mu silmavesi on mulle leivaks, ööd ja päevad, sest mu vastu öeldakse kogu päev, kus on su Jumal. Laulud 43-2. Siis sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse, mis pärast sa tõukasid mu ära. Miks ma pean ikka kurvalt käima mu vaenlase surve all? Tuleb tuttav ette. Tere tulemast kõrbesse. Ma ütlesin kõrbesse, mitte põrgusse. Võib öelda seda, et tegemist on murdepunktiga, järgmise murdepunktiga. Et tihti imestame, et kuidas me sinna jõuame. Tegelikult ei ole see niimoodi, et kõigepealt on paks muru, eks ole, siis on mingisugune piir ja järgmine samm viib sind paksult liiva sisse. Et selline asi võib olla ainult multifilmides või ulmefilmides. Et tegelikult ikka tasapisi jõuame sinna. Võtame nagu näited looduses, et kõigepealt on puud, eks ole, puud lähevad tasapisi, lähevad rohuniitudeks, peale seda tulevad preeriad, stepid, murud kaob, tasapisi läheb kõik aina lagedamaks ja liivasemaks ja mingil hetkel ümbritsevad meid igal pool liiv. Ja olemegi kõrbes. Kõrb on kuiv paik. See võib olla kuiv vaimselt, rahaliselt, sotsiaalselt või füüsiliselt. Mis on kõrbe eesmärk? Kõrb ei ole karistus või hukkamõistu aeg. Samuti ei ole see paik, kus Jumal su hülgab ja unustab. Ära süüdista ennast selle pärast. Kõrbe eesmärk on meie puhastumine ja läbikatsumine. See tähendab seda, et võtta aeg maha. Üksnes see, et sa ei koge tema ligiolu, ei tähenda, et ta salgab sind. Kui me kaotame silmist Jumala eesmärgi oma elu jaoks, siis me hakkame langema. Võib öelda, et meie hing on kõrbe lahinguväli. Hing koosneb su mõistusest, tunnetest ja tahtest. Ja tahe ongi see osa su hingest, mis otsustab, kas lähed Jumala teed või liha teed. Kas sa näed asju nii nagu Jumal või sa pöörad kogu tähelepanu oma kannatustele kõrbes.
kõik sõltub sellest, mis on sinu tähelepanu keskpunktis. Kas sina või Jumal? Keskpunktis on olles on õige küsimus, mida soovib Jumal minu käest, mitte mida võib Jumal minu heaks teha. Kui me otsime teda ainult saadava kasu pärast, mitte aga tingimusteta armastuse pärast, siis Jumal on nagu abiallikas puuduse ajal. Ja põhjus, miks Jumal eemaldub hetkeks oma ligiolu, on selles, et panna sind teda otsima. Kui me tuleme Jumala ligi, otsides teda kogu südamest, siis tuleb ta meie ligi tagasi. Otsimine teeb su paindlikuks ja järeleandlikuks. Nagu Taavet, kes ütles oma kõrba ajal lauludes 63, 2-3. Jumal, sina oled mu Jumal, sind ma otsin vara. Sinu järele januneb mu hing. Sind ihaldab mu ihu nagu kuival ja põuasel maal, kus pole vette. Nõnda ma vaatasin sind pühamus, et näha su väge ja su auhiilgust. Kui me tuleme kõrba ajal puhaste kätte ja puhta südamega Jumala ligi, nagu tegid seda Taavet, Mooses, Paulus ja teised, siis me kogeme sellist muutust, nagu on kirjas Jesaja 35, 1-2. Kõrb ja liivak rõõmutsevad. Nõmmemaa hõiskab õitseb nagu liilja. Ta õitseb kaunisti ja ilutseb rõõmu ning hõiskamisega. Temale antakse Liibanoni toredus, Karmeli ja Saaroni ilu. Nad saavad näha issanda toredust, meie Jumala ilu. Jesaja 35, 1-2. 35, 1-2. Murdepunkt jälle, eks ole. Ära unusta, et Jumal on meie vundament, meie kalju. Kõik need jõuetus, üksindus, mahajätus, need on tegelikult emotsioonid, mis sind segavad. Pea meeles see, et see, mida sa tunned, ei ole sama, mida sa tead. Kui sa tunned, et oled üksi, siis sa tead, et Jumal aitab sind. Ta saadab sulle Jeesuse sind aitama. Jumal teab, mida sa tunned. Jumal ei jäta oma last kunagi üksinda. Sinu ülesanne on minna tagasi ja leida armastus Jumala vastu. Ja nüüd tuleb minu lemmikkoht. Roomlastele 8, 35-39. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahistus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või hädaoht või mõõk. Nagu on kirjutatud, sinu pärast surmatakse meid kogu päeva, meid koheldakse nagu tapalambaid. Kuid sellest kõigest me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Vägev, võimas. Amen. Ja mida teha? Mida peame tegema? Tegelikult te teate kõik, mida teha. Sest minu pastor Peri on selle 14 aasta jooksul sellest juba vähemalt 1 000 000 korda rääkinud. Selles suhtes ma kordan ainult kergelt selle asja üle. Esiteks, kiida Jumalat. Ei ole isu tahtmist? Okei, kuula siis alusta vähemalt ülistusmuusikagagi. Leia sealt oma alguspunkte. Edasi, 2, palveta. Jakobuse 5.13 on kirjutatud. Kui keegi teie seas kannatab kurja, siis ta palvetagu. Kui kellelgi on hea meel, siis ta laulgu tänulaulu. Kõigepealt vaadake oma palve muidugi üle. Kui teil on see nii automaatselt peas ja kõlab sellisena, et Isa taevas, õnnista mind, minu meest ja naist, minu lapsi, siis tuleb rida sugulasi, minu tuttavaid, rida nimesid ja minu kolleegi jälle rida nimesid ja lõpetate oma kassi ja koeraga.
No vabandage väga, kellele seda vaja on, eks ole ju. Kolmandaks, räägi temaga. Räägi, mida sa tunned. Ja Jumal teab, mida sa tunned, aga räägi tema. Räägi seda välja. Ole osaduses selle kaudu. Viiendaks, palu tema käest. 1. Johannese 5, 14-15. 14-15. Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. Rõhutan lausat või ütleme siin kontekstis, võtan ühe sõna välja või ühe lause välja. Tema tahtmist mööda palume. Mäletada, mida ma Mattiasest rääkisin, eks ole? See ei ole see, eks ole? Tema tahtmist mööda, mitte meie tahtmist mööda. Ja see muidugi, nüüd, ja sellele kõigele lisan enda poolest veel juurde, räägi kellegiga, kui sa oled sattunud sellesse kõrvesse. Räägi oma pastoriga. Ka tema on sellest läbi käinud ja ta teab, mida sa tunned. Ma loodan. Ja võta kõrbe, nagu oleks nagu saadud õppetundi. See on koht, kus me muutume tugevamaks. Ja kui tulevad järgmised kõrbeajad, ja need tulevad kindlasti, siis esiteks me tunneme selle varakult ära. Ja teiseks, me saame muuta seal oldud aja aina lühemaks ja lühemaks. Ja lõpetuseks tahaksin ma öelda, Jumal ei ole sind maha jätnud, sest ta on tõotanud meid mitte kunagi hüljata ega maha jätta. Joosue 1.5. Ükski ei suuda sulle vastu panna su eluajal, nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda nagu ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Amen. Ja kõige viimaseks tahaksin öelda, parafraseerida ühte Isamaa laulu ja öelda, et kristlane olla on uhke ja hää. Aitäh teile! Kiitos Jumal, see on väga lahe. Thank you so much for sharing. Nii suur tänu sulle sellest, segasid seda kõike. And I think every one of us would be able to say that, yeah, I recognize myself in that place in the past. Ja ma usun, et igaüks meist saab öelda, et ma tunnen ennast selles kohas ära minevikus. And when you get to a place where you feel that you are not where you should be with God. Kui sina jõuad sellesse paika, kus sa tunned, et sa ei ole seal, kus sa peaksid Jumalaga koos olema. And sometimes you get to that place and you've done nothing wrong. Ja vahet sa jõuad sinna paika ja sina ei ole midagi ilmtingimata valesti teinud. But it is just part of your journey. Aga see on lihtsalt osa sinu teekonnast. And how many know that sometimes in a journey, it's not always exciting. Ja kui paljud teavad, et vahel see teekond, millel sa oled, ei ole just nii põnev. I remember going on a trip with my family when I was just a little guy. Mäletan, kui ma olin väike mees, läksin vanematega ühele reisile. I could not wait to go on a vacation. It was going to be so much fun. Ma ei jõudnud ära oodata, millal saab lõpuks minna puhkusele. And the night before we leave, you're so excited. Ja õhtu enne seda, kui me lahkusime, ma olin väga põnevil. And since I was little, I've been a very A-type personality. Ja kuna ma olin juba väike, siis ma olin väga A-tüüpi inimene. And so the day before I leave, everything's in place. I've got all my stuff ranged and ready to go. Päev enne lahkumist mul oli kõik asjad organiseeritud, mul oli kõik paika pandud, mis tuleb kaasa, millega ma lähen. I've got my swimsuit and my towel and all the things, my clothes, everything I'm going to need. Ujumisriided, käterätik, saunajana, kõik asjad on paika pandud. My bags are packed. I'm Kotid ready on to pakitud, go. ma olen valmis minema. My brother, Minu vend. he was still packing as, Mom said, "Are you coming?" He's throwing things in a Samal ajal, bag. kui ema siis järgmine hommik nagu ütles, et kas te olete tulemas, minu vend pakkis asju alles. But for me, I was ready to go the day before. Aga mina olin juba päev varem valmis ja pakitud ja valmis minema. And I couldn't wait to get there. Ma ei jõudnud ära oodata, millal me jõuame kohale. And then what do? Ja mida sa siis teed? You go out and you sit in a car Sa lähed välja, sa istud autos. and you drive. Ja siis sa sõidad selle autoga. drive. Ja siis sa sõidad selle autoga. You drive. Ja siis sa sõidad selle And autoga. now I know Estonia is not really
big. ja ma tean, et Eesti ei ole väga suur. But, you could drive for 4 hours and reach the border and be in another country. Et sa võid 4 tundi sõita, olla riigi piiri ääres juba. But in America, you could drive for days and still be in America. Aga Ameerikas sa võid päevade viisi sõita ja sa oled ikka veel Ameerikas. And so when you're driving to go maybe to the ocean from where we lived, it took 2 days to drive there. Seega lihtsalt selleks, et seal paigas, kus me elasime ja minna mere äärde, see võttis meil aega 2 päeva autoga sõitmist. And, I wanted to I was so excited, I couldn't wait to leave. Ma täiega tahtsin minna, ma olin nii põnevil, et saab lahkuda lõpuks ometi. And about halfway through the second day, I was like, I don't want to go on vacation. I just want to go home. Ja teist päeva autoga sõites ma mõtlesin poole peale, et kuule, ma ei taha enam kuskil minna, lähme koju tagasi. I don't care if grandma's there. I don't want to see grandma. I just want to go home. I'm so tired of being in the car. Vahet pole, kas vanaema on seal või pole, et ma olen nii väsinud, ma tahan tagasi minna, ma tahan sellest autost välja saada. And I think this is how it is in our spiritual life. Ma usun, et meie vaimulikus elus on väga tihti samamoodi. We get saved. We know there's something good. Ja kui me saame päästetud, me teame, et midagi head on meid ees We're ootamas. believing, okay, God, my life's going to be better. I can't wait. Ja me teame, et Jumal minu elus on paremaks muutuda kohe. And then we got to get there. Aga siis on meil vaja jõuda sinna. And it seems sometimes that the greater the destination is, the farther you got to travel to get there. Ja vahest tundub, et mida suurem distants on, seda kauem sa pead reisima selleks, et jõuda sinna pärale. But you need to know that there is a purpose for you to travel. Aga sul on vaja teada, et seal on eesmärk selles, et sa oled selle teekonna peal. And if the desert is ahead of you, you need to know what's on the other side of the Ja desert kui is kõrb on worth see, going to. kui kõrb on sinu ees, siis sa pead teadma, et see, kuhu sa jõuad peale kõrbe, et see on väärt seda pingutamist. Amen. Amen. God's got a plan. Jumalal on plaan. And you can't stop in the desert and say, well, I just want to go home because I'm tired of traveling. Ja sa ei saa seal keset kõrbe lihtsalt seisma jääda, et kuule, ma ei viitsi, ma olen nii väsinud, ma ei jaksa enam edasi liikuda. You can't just stop in your spiritual life and say, well, God, I thought Christian life was going to be fun. This sucks. I'm going home. Sa ei saa oma vaimuse elu sees keskel lihtsalt öelda, et Jumal, ma arvasin, et see saab lõbus olema, kuule, mulle ei meeldi, see on täiegi jama, ma lähen koju. And I just want to go back to what it was before. Ma lähen panem tagasi sinna, kus ma ennem olin. Because I thought Christian life was going to be great. Sest ma arvasin, et kristlase elu on väga lahe. But here, this, traveling. Aga siin näed, nüüd ma olen mingi tee peal. Going from where I was to where I want to go. This isn't fun. Reisin selle koha peal, kus ma olen, sinna, kuhu ma tahan minna. Kuule, tead, see ei ole nii lõbus. But if you will continue to persevere. Aga kui sina oled jätkuvalt järjepidev, If you will continue to push forward. kui sina jätkuvalt surud edasi. In James, she was just reading out of James. Ta just luges siit Jakobuse raamatust. But in James chapter 5, Aga Jakobuse 5. I want to read here real quick verse 11, what it says here. Ma tahan sind lugeda Jakobuse 5, 11. It says, as you know, we consider blessed are those who have persevered. And you have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. 5:11. Vaatame, kiidame õndsaks kannatlikke. Te olete kuulnud Iobi kannatlikkusest ja näinud Isanda antud elu lõppu, sest Isand on halastav ja armuline. And so, but the first part of that says, we consider blessed those who have persevered. Aga siin selle salmi alguses ütleb, vaatame, kiidame õndsaks kannatlikke. Blessed are the ones who will persevere. Õndsad on need, kes on kannatlikud või need, kes peavad vastu. And even though you might seem like you're in the middle of a desert. Ja kuigi sul on tunne, et sa oled keset kõrbe. I'm driving through Utah. Ma sõidan läbi Utah. If you go to vacation. Kui sina lähed matkale või lähed puhkusele. Utah is mostly desert. Don't go to Utah. Go to California. Siis kuula, Utah on peamiselt kõrb, sa ei taha sinna minna, mine parem Californiasse. But to get from where I lived to California, you had to go through the desert. Selleks, et saada Californiasse. Colorado, from California to Colorado is a desert in between. Et Colorado ja California vahel on kõrb ja selleks, et saada ühte kohta, ühest kohast teise, on vaja sõita läbi kõrbe. We had to drive through the desert to get to where we wanted selleks, to et jõuda sinna, kuhu me tahtsime minna, me pidime sõitma läbi kõrbe. And when we persevere, ja kui me olime kannatlikud, pidasime vastu, you're blessed. Siis sa olid õnnistatud. Because you're at the ocean, you're on vacation. Sa oled mere ääres, sa oled puhkusel. It's awesome. See on tõesti vinge. Grandma and grandpa live there. Vanaisa, vanaema elavad seal. It's awesome. See on väga lahe. But in the meantime, aga vahepealne aeg.
And this is where, like Margaret was saying, this is where many Christians stop in their journey. ja see on see koht, millest Marge rääkis, kus paljud kristlased jäävad seisma And thought, okay, God, I thought you're going to do all this stuff for me, and I guess you're not. ja mõtlevad, et kuule Jumal, sa tahtsid neid asju minu elus teha, aga tundub, et sa ei tee. Remember the children of Israel when they left Egypt? Tuleta meelde Iisraeli lapsi, kui nad läksid Egiptusest välja. In just a few days, they start complaining. Lihtsalt paar päeva hiljem nad hakkasid virisema. God, desert sucks. Jumal, kuule, kõrb on nõme. You know, I thought we were going to promised land, Ma arvasin, me läheme teotatud maale and now we're here. ja nüüd me oleme siin. You kidding me? Nalja teed või? I just want to go. Let's just go back to Egypt. Läheme lihtsalt tagasi At Egiptusesse. least in Egypt, we all had a place to sleep at night. Et Egiptuses meil vähemalt oli koht, kus me saime pea padjale You know, panna. at least we knew that we were going to have food on our table. Vähemalt me teadsime, et meil saab olema toit laual. Let's just go back there. Lähme tagasi sinna. And this is what many Christians go through on their journey. Ja paljud kristlased lähevad läbi sellest asjast oma teekonna. And when you find yourself in that place in a desert, Ja kui sa leiad ennast selles paigas keset kõrbe, where you feel like maybe you're not spiritually where you want to be. kus sa tunned, sa võib-olla ei ole vaimulikult seal, kus sa peaksid või tahaksid olla. Maybe your connection to God is not what you thought it should be. Võib-olla sinu ühendus Jumalaga pole selline, nagu sa arvad, et see saab olema. Persevere. Siis kannata ära, pea vastu. Persevere. Pea vastu, ole järjekindel. Because these are the ones who are going to be blessed. Sest kui sa teed seda, siis sa saad olla õnnistatud. I look back at my life and I say, I am so blessed. Kui ma vaatan tagasi enda elu peale, siis ma näen, et ma olen väga And õnnistatud. I've been living for God and serving Him now. Ja ma olen elanud Jumalale ja teeninud teda juba, I'm trying to calculate in my üritan head. praegu arvutada A peas. long time. Ütleme väga kaua. Longer than some of you have been alive. Kauem kui mõni teist on elus olnud. Like 25, 26 years. 25-26 aastat. And, you know, God has been so faithful. Aga Jumal on olnud nii ustav And He's blessed me. ja ta on õnnistanud mind. But as I also look back in my life, I remember there were times that felt like, wow, wow, really? Aga samas ka, kui ma vaatan tagasi oma elu peale, siis ma näen, et seal on olnud kohti, kus ma lihtsalt vaatan, et oota, et siin olengi või mis mõttes. Is it supposed to be like this? Kas asjad peavadki täpselt nii olema This või? isn't what I was expecting. See ei ole see, mida ma ootasin. And those are growth times. Ja need on sellised You kasvamisajad. know, it goes on to say, where we just read here in James, it talks about Job. Et siinsamas, kus me lugesime, siin räägib Iobist. And how many know that Job has a bad reputation in the Bible? Ja, John? Job has a bad Ja reputation. kui sa veel ei teadnud, siis Iobil on halb maine Piiblis. You know, a lot of times in churches when they talk about Job, they talk about all the struggles that Job went through and all the hard life that he had to live for God. Väga tihti, kui räägitakse Iobist koguduses, siis räägitakse tema raskest elust ja kõigest sellest, mida ta pidi kannatama. But we know in the end, Aga me teame, et lõpus, you know, the Bible tells us about Job's story, Piibel räägib meile Iobist. but it says in the end, Aga siin ütleme, et kõige lõpus he was blessed ta oli õnnistatud, because he persevered. sest ta oli vastupidav, ta pidas vastu. The children of Israel Iisraeli lapsed, going through the desert, nad läksid läbi kõrbest. in the end, Lõpus they went into the promised nad land läksid tõotatud maadele. because there was a generation that persevered. See oli põlvkond, mis pidas vastu. Amen. Amen. And for us, we've got to continue to press in. Ja samamoodi meie peame jätkuvalt edasi suruma. Now, what's better for us than with Job and with the children of Israel? No is mis on that parem meil, kui oli juutidel või Iisraeli lastel ja Iobil. What's better for us is we don't experience God just outwardly. Mis on parem meie jaoks on see, et me ei koge Jumalat lihtsalt väliselt. How many are thankful for that? Kui paljud on tänulikud selle eest. Amen. But I can know God on the Aga ma võin inside. teada Jumalat oma sees. I can know God better than David knew God. Ma võin tunda Jumalat paremini kui Taavet. How many of you can realize David had a relationship with Kui paljud God? mõistavad seda, et Taavetil oli suhe Jumalaga. He talked to God daily, Ta rääkis Jumalaga iga päev, many times. mitu korda. He would share his heart to God. Ta jagas oma südant Jumalale. It wasn't, you know, God bless the missionaries and bless your king. See ei Amen. olnud niimoodi, et Jumal õnnistama missionäre ja õnnistama kuningat. Amen. That wasn't his prayer. See ei olnud tema valve. He would talk to God about details. Ta rääkis Jumalaga detailidest. He would say, God, why is it this way? Ta rääkis, Jumal, miks asjad on nii? Why are my enemies being successful? It seems like I'm just going down. Miks tundub, nagu minu vaenlastel läheb hästi ja mul kõik asjad lähevad allamäge? I thought you were my Et God. ma arvasin, et sina oled minu Jumal. I thought you were gonna do more. Ma arvasin, et sa teed enamat. But still, I'll praise you. Aga sellegipoolest ma ülistan sind. What was he doing? Mida Taavet tegi? He was persevering in the desert. Ta pidas kõrbes vastu. You know, like Marga said, a lot of times it's just the feeling. Nagu Marge ütles, et väga tihti see on just see tunne. And it's those feelings that'll pull us Ja back. need tunded on need, mis tõmbavad meid tagasi. But who are you? Aga kes oled sina? You are not what you feel. Sa ei ole see, keda sina tunned ennast You olevat. cannot trust and rely on your emotions. Ja sa ei saa nii-öelda usaldada või nii-öelda lihtsalt You can't, rely, in other words, you can't sa lihtsalt Lean toetada on sellele, it. mida sa tunned. You can't Yeah. just say,
or I feel this way, so I must be this. et sa ei saa öelda, et kuule, ma tunnen ennast sedasi, seega tundub, et ma olengi see. If you were everything you feel, you would be a mess. Kui sa oleksid kõik see, mida sa tunned, siis sa oleksid täielik sasipundar. Because there would be some days where you feel so sexy. Sest on päevi, kus sa tunned ennast nii seksikalt. You walking down, you see yourself in the glass in the window, and you think, whoa, I'm looking good today. Kõnni mööda tänavat, näed kõrval olevat aknalt enda peegeldus, vaata, kuule, see näeb väga hea välja. And then the next day, you're just feeling, Ja siis järgmine päev on see and I'm just nobody. ma ei ole mitte keegi, Nobody likes me. kellelegi ma ei meeldi, Nobody want to talk to me. keegi ei taha minuga rääkida ja And then the lohistab next ennast. day, you think, wow, it's going to get better. Ja siis järgmine päev mõtled, kuule, asjad lähevad paremini. I've got to go out to have some lunch today. It's Ma going saan to be kellegiga good. lõunale minna, väga hea. And then the next day, Ja siis järgmine päev boss is yelling at you. And you ülemus just feel karjub su like, peale ja sa tunned nagu, I can't do my job. ma ei oska oma tööd There's so teha. many other people that could do a job better than me. Nii palju teisi inimesi suudaks paremini teha seda tööd, mis ma teen. And a lot of people, they live on this Ja roller väga paljud coaster inimesed lihtsalt elavad sellisel Ameerika mäel. because they're just, whatever I feel, that must be what I Sest am. nad elavad, et mis iganes ma tunnen, seda ma ka olen. You are not persevering. Kuula mind, sa ei ole vastupidav You're selles. just stuck. Sa oled lihtsalt kinni. You are not going anywhere. Sa ei liigu edasi mitte You're just kuskile. going in Sa circles lihtsalt käid ringi ratast, in the desert. keset kõrbe. And you're not getting to where God wants Ja sa you. ei jõua sinna, kuhu Jumal tahab, et sa jõuaksid. You've got to put aside your feelings and say, no, I've got a destination. Sul on vaja panna oma tunded kõrvale ja endale kindlalt öelda, et mul on tulevik ees. And I think this is what the Bible is trying to get us to see. Ma usun, et see on midagi, mida Piibel tahab meile näidata. And as Margaret was sharing her heart, Ja nagu Marge täna jagas oma südamelt. for us to be able to share something, we have had to gone through something. For us to share something, we have had to have Et selleks, gone et me through that saaksime thing. jagada midagi, selleks meil on vaja ka läbi minna mõningatest And asjadest. I don't want you to all judge Margaret, think of her life as a desert. Ja me ei taha, et te vaataksite lihtsalt Marge peale, et tema elu on täielik kõrb olnud. No, but listen, she's come through some desert. Ei, aga tead, ta on nii mõneski kõrbest läbi tulnud. She's had some difficult days, Ta on olnud raskeid päevi, some difficult seasons. raskeid aegu, And hooaegu. she is one who has persevered. Ja ta on olnud see, kes on vastu pidanud. And we can persevere. Ja samamoodi meie võime vastu pidada. And when you get to your destination, you're going to be so glad Kui sa- that you did. Kui sa jõuad oma sihtpunkti, siis sa oled nii tänulik, et sa oled vastu pidanud. When you could get back into that suitcase and pull out the equipment that you brought with you. Kui sa võid teha lahti selle reisikohvri, mis sul kaasas oli ja sa saad oma varustuse välja võtta, mille sa oled selle puhkuse jaoks valmis pannud. My swimming suit and towel in the desert did nothing. Kõrbes minu ujumispükstest ja sanalinast polnud kasu. But when I get to grandma's house, Aga kui ma vanaema juurde and the jõudsin beach is just 1 kilometer away, ja rand on 1 kilomeetri kaugusel, now we're talking. vaat nüüd oleme jõudnud kohale. Let me just, I knew the way. Et ma teadsin, kuidas sinna randa I minna. could walk down to the beach. Ma võisin lihtsalt jalutada mööda And I could tänavat just have fun. ja võisin sinna randa minna ja lihtsalt lõbutseda. But that's what it is in the life of God. Aga samamoodi on elu Jumalaga. We have to get there. Meil on vaja jõuda kohale. And when we get there, then God can use Ja it. kui me jõuame kohale, siis Jumal saab kasutada When we meid. get there, then we're able to be blessed and we could be a blessing. Kui me jõuame kohale, siis me saame olla õnnistatud ja meie saame olla õnnistuseks teistele. But there's like Marga said, there's hello, welcome to the desert. Aga nagu Marge ütles, siis tere tulemast kõrbesse. But what's the purpose? Aga mis on see eesmärk? The purpose is to help us to grow Eesmärk on selleks, et aidata meil kasvada. so that when we reach our destination, we're ready for something. Selleks, et kui me jõuame oma sihtpunkti, siis me oleme valmis asjadeks. Don't you stay there. Et ära jää seisma sinna, kus sa oled. Don't stay in the desert. Ära jää sinna keset kõrbe But passima. we've got to persevere. Meil on vaja vastupidav olla. We've got to keep pushing through. Peame suruma ennast läbi In sellest. James, the first chapter, Ja Koobuse esimeses peatükis, James chapter 1, and we could read with, starting with verse 3. ja Koobuse 1 ja me võime siit 3. salmist It says, hakata lugema. because you know that the testing of your faith develops perseverance, and perseverance must finish its work so that you might be mature and complete, not lacking anything. Ja Koobuse 1, 3 ja 4. Kuna te teate, et teie usu läbi katsumine teeb teid kannatlikuks, aga kannatlikkus olgu täiuslik, et te oleksite täiuslikud ja terviklikud ega oleks teis midagi vajaka. And so I want to get to the place in my life Seega ma tahan jõuda sellesse kohta oma elus, where I'm not lacking anything. kus mul ei ole vajaka, kus mul ei ole puudust. I want you to be in a place in your life Ja tead, ma tahan, et sina oleksid selles kohas oma elus, where you're not lacking anything. kus sul ei ole vajaka ja sul ei ole puudust. But to get there, Aga selleks, et jõuda sinna,
It's a journey. see on teekond, To get there, et jõuda sinna kohale. you're going to need to develop some faith. Selleks sul on vaja arendada usku, You're going to need to persevere. sul on vaja olla kannatlik. You're going to need to finish the work. You're going to need to get there. Sa pead lõpetama selle töö, sa pead jõudma sinna kohale. And when we get there, Aga God is going to bless us. kui me jõuame sinna, siis Jumal õnnistab meid. And so we need to make effort, seega meil on vaja pingutada, add to it, and build what God has given to us. lisada ja ehitada seda, mis Jumal on meie sisse andnud. And you need to know that the desert's not going to last. ja sa pead meeles pidama seda, et kõrb ei jää kestma. We've talked about this before, where me oleme tough rääkinud times don't sellest, last. rasked ajad ei jää kestma. Amen? Amen. Tough times don't last. Rasked ajad ei jää kestma. We all face tough times, meil kõigil tuleb ette raskeid aegu, but we persevere. We aga keep me going. oleme vastupidavad, me läheme edasi. We keep our faith and our trust in me God. hoiame oma usaldust ja lootust Jumala peal. You know, we're in the desert. Where was my faith? ja kui ma olin kõrbes, siis kus oli minu usk? My faith is in my daddy. minu usk oli Jumalas, minu isa peal. That if he keeps driving, he'll take me to the ocean. et samamoodi, kui ma läksin oma puhkusele, siis minu usk oli isa peal, et tema sõidab läbi kõrbe ja viib mind kohale. You know, I'm stuck. I'm 7. et mina olen 7-aastane, mina olen täiesti kinni. You drop me in the desert, I'm dead. sa jäta mind keset kõrbe ja ma olen surnud. But I've got to go through the desert aga mul on vaja minna läbi kõrbest to get to the ocean. selleks, et jõuda selle mereni. My daddy will take me there. et minu isa viib mind kohale. And you need to know spiritually, ja sul on vaja teada, et vaimselt your daddy is there. sinu isa on seal Your olemas. daddy's going to take care of you. sinu isa kannab hoolt sinu Your eest. heavenly Father is watching over your life. sinu taevane isa vaatab sinu elu üle. And if you trust in him, ja kui sinu usaldus on tema he'll peal, take you through the desert. siis ta viib sind kõrbest läbi. He'll take you to that place of joy and of confidence and of peace ta and viib of sind sellesse blessing. kohta, kus sa saad olla õnnelik ja kindel ja Confidence, ja blessing, õnnistuseks, rõõmus, all those things. kõik need asjad. Amen? God has a good place for us. tead, Jumalal on hea paik varuks meie jaoks. And it doesn't mean that following God is just a bunch of, candies and roses. ja see ei tähenda, et Jumala järgnemine on ainult hunnik lilli ja kommikesi. But you are going to be so glad that you aga did. tead, sa oled niivõrd tänulik, kui sa oled sellest läbi läinud. And our job, what God is requiring of us, is that we persevere through the trials ja and see, the mida tests of Jumal life. meilt ootab, see töö, mis meil on, et me oleksime kannatlikud ja vastupidavad. And when we do that, ja kui me teeme seda, when we make that effort, we are going to be blessed. kui me teeme selle pingutuse, siis me saame olla õnnistatud. Romans tells us this. You could just kiri roomlastele ütleb seda, it says it says that we don't not only let me verse 4. No, verse 4 says through our sufferings we develop perseverance. That's what my et point is. kiri roomlastele seal räägib, et Through our sufferings we develop läbi perseverance. oma kannatuste me arendame oma kannatlikkust. Through suffering läbi kannatuste you develop perseverance. sa arendad vastupidavust. We just read some verses me just lugesime mõningaid kirjakohti, that told us that perseverance is what finishes the work. mis ütles, et vastupidavus või kannatlikkus on see, mis lõpetab selle, viib selle töö lõpule. James tells us here that we could persevere and we could come to a place where we lack nothing. et Kaubus ütleb, et me võime olla kannatlikud ja vastupidavad ja kui me teeme seda, siis me jõuame kohta, kus meil ei ole puudujääke. But Romans chapter 5 kiri roomlastele 5 ütleb, tells us this. jah, Yeah, it says that through our sufferings develops perseverance. et läbi oma kannatuste me arendame oma kannatlikkust. Through your suffering. läbi oma kannatuste. Through your suffering. We don't like to talk about our suffering. We don't talk about our suffering. me ei räägi väga palju oma kannatustest, on nii. We don't believe God for suffering. me ei usu Jumalalt igasuguseid kannatusi, on nii. And when I say suffering, I'm not talking about, ja kui ma räägin kannatustest, siis losing your whole life. ma ei räägi sellest, et I'm not talking about losing your ma life. ei räägi sellest, et sa jääd kuidagi oma elust ilma või We're midagi. just talking about going through a difficult me time. lihtsalt räägime sellest, et sa lähed läbi raskest ajast. And if we will go through, aga kui me läheme läbi sellest, we develop perseverance. siis me arendame kannatlikkust ja vastupidavust. Perseverance finishes the work. ja vastupidavus on see, mis viib selle töö lõpule. Perseverance takes us to that place where we lack nothing in life. see viib meid sellesse kohta, kus meil ei ole puudujääke elus. And going through suffering also develops character. ja kui me läheme kannatustest läbi, siis samamoodi see arendab meie iseloomu. And I want us to be men and women of character. ja ma tahan, et meil, Jumala meestel ja naistel oleks iseloomu. I want to be able to stand up with somebody and say, you can make it. ma tahan seista kellegi kõrval ja öelda, et tead, sa suudad seda. Not because, I just see flowers and candy. mitte lihtsalt sellepärast, et ma näen lillekesi ja kommikesi,
but because I've come through. vaid sellepärast, et ma tean, et mina olen läbi And tulnud I know if asjadest. I can come through, you can ma come. tean, et kui mina saan läbi tulla asjadest, siis sina saad ka. If I could screw up and get up, Kui you mina can suudan- screw up and get up. kui mina suudan käki kokku keerata ja sellest välja tulla, siis sama suudad sina ka. Amen? Because we're either, Sest me oleme Ah. kas püsti or we're getting up. või püsti tõusma, saame enne. But our direction is up. Aga meie suund on ülespoole. Talked about that just on Me Sunday. just pühapäeval rääkisime sellest. We are up Me oleme kas püsti or we're getting või up. püsti tõusmas. And I want us to be going forward, going up. ja ma tahan, et meie liiguksime edasi ja tõuseksime ülespoole. And as we develop this perseverance, blessing is going to be waiting for each and every one ja of kui us. me valmistame ennast selle kannatlikkuse ja vastupidavusega edasi, siis me saame olla õnnistatud. Let me just finish by reading out of Hebrews chapter 12. tahan lugeda teile Heebrea kirjast 12. peatükist. And I'm just kind of adding a little bit to what Margaret ja ma said. lihtsalt natukene lisan sellele, mida Marge juba rääkis. See, that's the way to do it. Just talk a little bit and then give me a lot of time to talk about what you just said. That's, et see ongi see viis, kuidas rääkida, et jaga enda südamest, siis anna mulle aega, et lisada sinna. she said, Barry, if I finish early, do you have anything to say? Marge ütles, et kuule, Barry, kui ma lõpetan varakult, kas sul on midagi öelda? And I said, I don't think so. ma ütlesin, ei, mul ei ole mitte midagi öelda. I've always got something. mul on alati midagi öelda. alati on midagi. All right, Hebrews chapter 12. Heebrealaste 12. I want to read starting with verse 1 and read through verse 3. ma tahan lugeda esimesest salmist kuni 3. salmini. Listen to this. This is a picture of our life. Siin tuuakse selline võrdpilt meie elust. It says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses. Siin ütleb, et Heebrealastele 12.1, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pild tunnistajaid. Let us throw aside everything that hinders us and so easily entangles us, and let us run with perseverance the race that is marked for us. Pangem maha kõik koormav ja papp, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. What some people do is they get stuck in the desert with everything that tries to hinder them and hold them down. Paljud inimesed teavad, on, nad jäävad kinni sinna kõrvesse kõikide nende asjadega, mis hoiavad neid kinni. And the writer of Hebrews here is saying, there's a whole bunch of people watching you. Ja siin Heebrea kirjas ütleb, siin ümber palju inimesi, kes jälgivad sind. There's great men and women of God who have gone before us that are watching you. Paljud jumalakartlikud mehed ja naised on käinud meie eel ja vaatavad nüüd, kuidas meie paneme vastu. Grandma and grandpa, mom and dad who have already died and gone to heaven, they're watching you. Vanaisa, vanaema, isa, ema, kes taevast vaatavad, nemad jälgivad sind. And there are people that are watching Ja you. on inimesi, kes vaatavad sinu peale. And they're ready and waiting for you to reach your Ja destination. nemad elavad sulle kaasa, nemad vaatavad, jälgivad, kuidas sina jõuad oma sihtpunkti. And it says, let aside everything that's going to hinder you and slow you down, and let's run the race for us. Ja siin ütleb, et viska maha kõik see koorma või takistav patt ja asjad, et saaksid oma võidujooks edasi joosta. And then he tells us how to do it. He says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Ja siin teises salmis ütleb, mida teha. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. So what do we do? Mida meie teeme? How do we keep going? Kuidas me jätkuvalt edasi läheme? Keep our faith in him. Hoiame oma usu Jumala peal. We say, Heavenly Father, I trust you. Taevane isa, mina usaldan sind. Lord Jesus, I look to you. Jesus. You're my hero. Jeesus, mina vaatan sinu peale, sina oled minu You're my kangelane. Savior. Sa oled minu päästja. You're my Lord. Sina oled minu isand. I follow you. Ma järgnen sulle. And then in verse 3 it says this. Ja siin 3. salmis jätkab. It says, and consider him who endured such an opposition for sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. 3. salm, võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hinge ei nõrkeks. Don't grow weary. Don't lose heart. Ära väsi, ära kaota seda indu, mis sul on. Keep your eyes on Jesus even when you feel like you're in one of those tough times. Hoia oma silmi Jeesuse peal, isegi kui sa tunned, et sa oled selles nii-öelda raskes ajas. Because he's the one that gets us through. Sest Jeesus on see, kes toob meid läbi. Amen. Don't feel like he's not there because he is. Ära lase tunda, nagu teda ei oleks, sellepärast, et tema on olemas Let's seal. say it this way. When you feel he's not there, Ja ütleme niimoodi, kui sa tunned, et teda ei ole, you still need to know he's there. siis sul on vaja ikkagi teada, et tema on seal. It's not by what you feel. Asi ei ole selles, mida sina tunned. When you feel that, you need to say, no, my God is with me. Ja kui sa tunned seda, siis sa tead seda, et ei, minu Jumal on koos minuga. Jesus said he would never leave Jeesus me. ütles, et tema ei jäta ega hülga meid kunagi. I'm a child of God. Ma olen Jumala laps. And I have a father who's going to take care of me. Mul on isa, kes kannab hoolt minu eest. When that's where your faith is, Kui see on see, kus on sinu usk, you're going to get through every desert that you have to go through in life. siis sa tuled läbi igast kõrbest, mis sinu ette pannakse. And you're going to be at a place where you can lack
nothing. sa saad olla selles kohas, kus sul ei ole mingisuguseid puudujääke. In other words, whatever you're believing God for, God will show up and answer that. Teisisõnu, kõiki asju, mida sa Jumala käest usud, tema tuleb ja tema annab sulle. But sometimes you've got to go through some dark times, Kui vahetevahel sul on vaja läbi minna pimedatest some aegadest, dry time, mõningatest kuivadest to aegadest, get to the place that God has for you. selleks, et jõuda sinna kohta, mis Jumalal on sinu jaoks valmis pandud. Amen? Amen. And it's possible. Ja see on võimalik. We just keep our faith in Him. Me lihtsalt hoiame oma usku tema peale. Keep looking to our Lord and our Savior. Ja jätkuvalt vaatame oma isanda ja pääste peale. Amen? Amen. Amen. Would you stand with me? Tõuseme koos püsti. Let's just pray. Aga palvetame lihtsalt. Father, I thank you so much for your word tonight. Isa, ma tänan sind nii väga sinu sõna eest. I thank you, Lord, for encouraging us Ma tänan sind sellest, et sina julgustad meid, that no matter what, et mis iganes ka that we tuleks, can make it. meie saame vastu pidada. No matter what, we can go to a better place in life. Ja et mis iganes ka meie ees ei oleks, me saame minna alati That paremasse we are paika. never alone. Et me ei ole kunagi That üksinda. we are never without help. Me ei ole kunagi ilma abita. Holy Spirit, I thank you that you're in our life. Püha vaim, ma tänan sind selles, et sina oled meie I eludes. thank you that your presence fills us from the inside out. Ma tänan, et sinu ligiolu täidab meid seespidiselt ja That välispidiselt. we can know the living God. Meie võime teada ja tunda That we oma have elavat Jumalat. relationship with Him. Et meil on suhe temaga. And Lord, if there's anybody in this place tonight Ja see on, kui keegi on siin paigas who täna, feels that they're at a place that they seem far from you, kes tunneb, et nad on eemal sinust, kaugel sinust. Lord, I pray that you would draw them close to yourself Isa, ma tonight. tänan, et sina saad tõmmata neid enda ligi täna I õhtul. thank you that you would bring them to this place, Ma tänan, et sina oled toonud nad siia paika. that they could hear this message, Et nad võiksid kuulda seda sõnumit. that you would be able to speak to them and let them know, trust me. Selleks, et sina saaksid rääkida neile seda sõnumit ja et nad saaksid kuulda sinu häält, et usalda mind. Trust me. Usalda mind. I'll take you to your Ma destination. viin sind sinu sihtpunkti. And Father, I thank you so much Isa, ma tänan sind selle eest, that you are always et faithful, sina oled alati ustav. that every one of your promises Et iga tõotus, mille sina annad, will come to reality for us. saab reaalsuseks meie elus. And Lord, as we trust in you, Isa, kui me usaldame sind and as we do what you've asked of us, ja kui me teeme seda, mida sina oled meilt palunud, I thank you that you anoint us and that you bless us. siis ma tänan, et sina võiad ja sina õnnistad meid. And Lord, I thank you for that Holy Spirit who leads us and guides Isa, ma us. tänan sind selle püha vaimu eest, kes juhib ja juhatab meid. And I thank you that you guide us through life. Ma tänan, et sina juhid meid läbi elust. Whatever we need, wherever we are, Mida iganes me vajame ja kus iganes me ka oleme. I thank you, Father, for blessing Isa, us. ma tänan sind, et sina õnnistad meid. I thank you, Lord, for helping to open up our Ma eyes tänan, et sina aitad meil avada oma silmi and helping us to see ja aitad meil näha that we're on a journey, seda, et me oleme teekonnal. that we are going to a destination, Me läheme sihtpunkti poole and that it is worth the journey. ja et see on väärt seda teekonda. It's worth traveling. Et see on väärt seda reisimist. And I thank you and I trust you for it. Isa, ma tänan sind selles ja me usaldame sind I believe selles. you for doing a great work in the lives of each and every person who heard this word Ma usun, tonight. et sina saad teha imelist tööd nende inimeste südametes, kes kuulsid täna seda sõnumit. We give you the praise and the glory. Ja anname sulle kogu kiituse, kogu au selle eest. Amen. Amen. Hallelujah. Well, does anybody here have a prayer request?